Iraani sõja kohta on just ilmunud üks kõige muret tekitavamaid märke. Revolutsioonilise kaardiväega seotud ametnik teatas Iraani riigimeedias avaldatud avalduses, et konfliktiga seotud tugifunktsioonides osalemise miinimumvanus on langenud 12 aastani. Neljapäeval avaldatud teate kohaselt võivad 12 ja 13-aastased lapsed osaleda patrullides, kontrollpunktides ja logistikas. Uudis ilmub ajal, mil sõda jõuab 4. nädalasse ning näitab, kui kaugele võib ulatuda surve režiimi julgeolekustruktuurile. Toimuv on üheaegselt nii sõjaline kui ka poliitiline eskalatsioon. Sõda algas 28. veebruaril pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael alustasid rünnakuid Iraani vastu pärast Iraani tuumaprogrammi läbirääkimiste ebaõnnestumist. Sellest ajast alates on konflikt laienenud, jõudes Iraani linnadesse, Ameerika baasidesse, Iisraeli ja teistesse piirkonnapunktidesse. Kui see juhtub, muutub piir kaitse, vastulöögi ja meeleheite vahel üha kitsamaks. Ja just sellises kurnavas olukorras hakkavadki ilmuma äärmuslikud meetmed. Selle kriisi keskmes ongi revolutsiooniline kaardivägi ise, mis on sõja juhtimisel veelgi suuremat rolli saanud. Reuters teatas sel kuul, et organisatsioon on võtnud strateegiliste otsuste tegemisel veelgi kesksema rolli, isegi pärast tähtsate komandöride surma. Sel neljapäeval kinnitasid Ameerika Ühendriigid Alireza Tangsiri revolutsioonilise kaardiväe mereväe juhi surma. Teda peetakse tähtsaks võtmeisikuks Hormuzi väina sulgemisel. Samal ajal oli Iisrael juba teatanud, et ründas Basiji positsioone Teheranis. See on paramilitaarne miilits, mis on seotud kaardiväega ja mida kasutatakse sisemiseks mahasurumiseks. See aitab selgitada, miks sõjavägi ja režiim püüavad tänavatel ja kontrollpunktides oma kohalolekut tugevdada. Täna on see sõda kõige pingelisem just Hormuzi väinas. See läbipääs on eluliselt tähtis, sest umbes 20% maailma kaubeldavast naftast ja gaasist liigub just sealt kaudu. Tavapärasel ajal on Iraan karmistanud selle marsruudi kontrolli. Washington nõuab täielikku taasavamist ja Donald Trump otsustas lükata edasi rünnakud Iraani elektrijaamade ja energiarajatiste vastu kuni 6. aprillini. Teheran väidab, et läbirääkimised kulgevad hästi, kuid samas peab Ameerika ettepanekut ebaõiglaseks ja rõhutab, et kokkulepet pole veel sõlmitud. Tulemuseks on plahvatusohtlik tupik. Väin jääb vaidluse keskmesse. Energiahinnad püsivad surve all ja kogu maailm tunneb selle mõju. Kuidas see surve tegelikkuses avaldub? Rohkem vägesid, rohkem tehnoloogiat ja rohkem improviseerimist. Reuters teatas, et Pentagoni valmistab ette tuhandete lisasõdurite saatmist Lähis-Idasse ja kinnitas, et selles konfliktis kasutati esimest korda mehitamata paate merel patrullimiseks. Teiselt poolt jätkab Iraan rünnakuid ning püüab säilitada oma sisekontrolli võimekust ja survet laevaliiklusele. Selles olukorras antakse alaealistele võimalus osaleda patrullimises, logistikas ja kontrollpunktides. See ei kõla nagu jõudemonstratsioon, vaid pigem nagu märk pingest, kurnatusest ja kiirest vajadusest täita riigis tundlikuks muutunud ülesandeid. Oluline on üks asi selgeks teha. Seni on avalikustatud teave rääkinud toetavatest rollidest, mitte nende laste otsesest saatmisest rindele. Sellegipoolest on hoiatus tõsine. ÜRO protokoll laste kohta relvakonfliktides ütleb, et riigid peavad võtma kõik võimalikud meetmed selle takistamiseks. Takistama alla 18-aastaste otsest osalemist vaenutegevuses ja keelab sundvärbamise alla selle vanuse. Kui režiim langetab sõjaga seotud ülesannete täitmise miinimumvanust sõjalise pingete kasvades, on see maailmale tõsine ja häiriv signaal. Miks see uudis nii šokeerib? Sest see ei tule tühjalt kohalt. 2018. aastal teatas Reuters ise Ameerika Ühendriikide sanktsioonidest Bajijiga seotud võrgustiku vastu, keda süüdistati laste, sealhulgas alla 12-aastaste värbamises, väljaõpetamises ja indoktrineerimises revolutsioonilise kaardiväe juhtimisel. Enne seda oli Human Rights Watch juba dokumenteerinud juhtumeid, kus Afganistani lapsi värvati Iraani toetatud vägedesse Süürias võitlema. Ehk siis alaealiste teema, mis on seotud Iraani sõjamasinaga, ei ole uus. Mis nüüd muutub, on kontekst.
Seekord ilmub see jutt avatud sõja keskel, pommitamiste all, kui režiimile avaldatakse survet nii kodus kui ka merel. Kõige selle keskel maksavad tsiviilisikud endiselt kõige kõrgemat hinda. Reuters teatas, et Pentagon tõstis 28. veebruaril toimunud tüdrukute kooli rünnaku uurimise taset pärast märke, et Ameerika väed võisid olla vastutavad. Iraan väidab, et 168 last on hukkunud. Associated Press teatab samuti, et Iraanis on hukkunud üle 1900 inimese ja Liibanonis peaaegu 1100. Lisaks ohvritele Iisraelis ja Ameerika Ühendriikide sõjaväelaste seas. Seetõttu ei ole see arutelu laste sõjategevuses osalemise üle tühine detail. See näitab konflikti kurnatuse astet, mis venib, laieneb ja tõukab piirkonda üha süngemasse tsooni.